tänases Point TV-st räägime sellest, kuidas teha dünaamilisi pilte, ehk siis kuidas pildistada liikuvaid asju ja objekte nõnda, et need objektid, mis liiguvad, jäävad pildile teravalt, aga taust jääb selline nii nagu motion blur, nagu öeldakse, või selline liikumisest tulenevalt udune, ehk siis pildil on näha, et see asi liigub kiiresti. Ja selleks oleme tulnud välja, meil on siin ühed lapsed, kes edasi-tagasi sõidavad ja neid me hakkame pildistama. Ja tegelikult saab nõnda pildistada ka sportlasi, jalgrattureid, mootorrattureid, nii saab pildistada ka autosid, spordifotograafias väga oluline võte ja seda nimetatakse kaasavedamiseks. Ja mis selleks vaja on? Kohe räägin. Kõigepealt paneme paika kaameraseadistused. Meie jaoks kõige olulisem parameeter on säriaeg ja selle jaoks ma valin säri prioriteedirežiimi. Ja säriaegs panen ma näiteks praegu 1/50 sekundit. See on selline optimaalne säriaeg, mis võimaldab meil pildistada niiviisi, et me kaasa vedades objekt, mis liigub meiega kaasa, terav ja taust jääb udune. Ava paneb kaamera praegu ise paika, vastavalt sellele siis, kuidas meil siin see valgus parasjagu muutub. ISO on meil 100 ja tegelikult midagi rohkem keerulist ei olegi. Pilti teen ma praegu sellise objektiivi nagu 20–40 mm ja ma zoomingi 40 mm peale. Oluline aspekt siin juures on ka teravustamine. Ehk siis me võime kasutada jälitavat teravustamist, ehk siis kaamera kogu aeg teravustab liikuva objektiga kaasa, aga sellel on üks miinus. Nimelt võib see teravustamine aeglane olla ja me ei saagi pilti teha, sest kui kaamera ära ei teravusta, siis ta pilti ei lase meil teha. Mina kasutan siin juhul tegelikult käsitsi teravustamist. Ehk siis tegelikult ma teravustan automaatselt ära ühte punkti, kust ma tean, et nad läbi sõidavad ja kust ma oma pildistamist alustan. Ja siis lülitan kaamera ümber manuaalsele teravustamisele. Nüüd on mul teravustamine selle ühe kogu lukus ja ma saan ainult pildile keskenduda. Asukohaks siis meil on valinud sellise kõnnitee äärse, kus siis lapsed saavad meil mäest alla lasta kenasti ja saavad siuke hea hoo sisse. Taustaks võiks jääda midagi sellist ühtlast, alati meil on teavad selline puud ja puude pealt on eriti hästi tuleb välja pärast ka liikumisest tulenev udusus. Sellise kaasavedamise juures on oluline nõks selles, et me liigume koos fotoaparaadiga sama kiiresti kaasa sellega, mida me pildistame. Ehk siis see objekt, mis meil liigub, on meil kogu aeg ühe koha peal pildis. Ja ainuke, mis pildis liigub, tegelikult on siis taust. Esimese korraga ei pruugi need alati välja tulla. See on kindlasti ka harjutamise küsimus. Ja soovitan kasutada ka sellist asja nagu sarivõte. Ehk siis ühe liikumise ajal saate mitu pilti teha tegelikult. Ja oluline ongi jälgida, et tegelikult siin kaadri sees on meil ju alati kadreerimise abimehed, ehk siis mingid jooned, mingid kriipsud, mingid surud, et hoidke seda liikuvat objekti kogu aeg ühe joone peal ja liikuge ise kaameraga kaasa. Ja harjutades tulevad väga kihvtid sellised liikumise pildid.